Šahriar Abdullajev kujunes väga väravate rohkeks mänguks. Maardu ja Tarva heitlus. Sinu hinnang sellele mängule? No nii nagu olen enne mängu rääkinud, et koos Kuusiviga oleme hästi palju lisanud ründemängule, et siis kokku viimase 3 mängu jooksul oleme 13 väravat löönud. Et praegu see ründemäng on meil hea. Tarvas oli ka hea, aga enamasti, kus ma ütlen, karistuslöökide pealt ja siuke standardolukordade pealt on suht tugevad poisid. Et peaga mäng on neil tugev. Aga mäng oli võrdne, hästi raske meie jaoks. Meie jaoks on selline mäng nagu raske, kus hästi palju nagu palli tullakse kaugemalt sisse graafikasti. Ja üritasime oma mängu mängida nii palju kui saime väravat löödud ja hea mäng. No Maardu jätkab nüüd turniiritabeli teisel real. Flora on pisut eest ära läinud, aga veel vähe mängitud, alles 7. voor selle taga. No jah, me oleme ainuke võistkond vist, kes pole Florale kaotanud ja üritame järgmisel voorul nendega seda tasa teha ja endale võitu juba koju haarata. Kas Maardul võiks olla ka sellist ambitsiooni Premium-liigasse? Mõtted on kindlasti olemas, eks me selle jaoks pingutamegi, aga eks kui Premium-liigasse peaksime saama, siis peaks nagu koosseisu ka vahetama, et siukse koosseisuga oleks meil raske. Et peaks nagu rohkem kas või neid noori ja ambitsioonikaid mängijad sisse tooma ja paar vanu spetsialisti, nagu meil Šešov on. Mul oleks kõik nagu. Hendrik Hang, enne kohtumist ilmselt aimasite ka, et tuleb raske heitlus Maardu linnameeskonna. Jah, seda oli teada, et tuleb nagu raske, et teine mäng oli lähikonkurendiga, et tuli ka raske mäng, kõva võitlus käis, aga kahjuks nagu ei suutnud terve mäng keskenduda nendele momentidele, et lasime mõned lihtsad väravad seal taga, et ründas küll lõime nagu ära, aga jah, et ma ütleks pigem, et seekord jäi nagu võib-olla seal kaitses paar hooletusviga ja neid oli liiga palju täna. Ühesõnaga parandamisruumi meil on järgmine voor juba kolmapäeval Elvaga, võib-olla siis saab teha vigade parandus. Jah, seal peab lausa tegema vigade parandus, et siin tähtis mäng sai siin libastatud, et seal tuleb kindlasti punktid ära võtta. Selge, edu meeskond! Mäng lõppes seisuga 4-3, Maardu linnameeskonna võiduna.